Tere ilusat pühapäeva päeva. Meil on super hea meel, et teid on siin saalis nii palju. Kohe positiivselt oleme üllatunud, et te võtsite vaevaks tulla meid kuulama. Meie oleme Maailma otsas orkester. Me saime kokku kolmapäeval ja oleme nüüd pikad päevad õpetanud teineteisele lugusid, teinud seadeid ja proove ja me oleme väga õhinal, et seda muusikat kõike teiega jagada. Me mängime muusikat erinevatelt rahvastelt, ehk siis erinevate maade pärimusmuusikat. Ja alustame sellise kohe kauge rännakuga, nagu lähme, lendame, sõidame, võib-olla kõnnime, aga ikka väga mitu aastat, võib-olla sinna Lõuna-Aafrikasse.
Järgmise looga rändame me Balkanisse, Balkanile, kuidas õige on öelda, Balkanile. Kas keegi oskab mind parandada? Ma ei saa edasi minna oma eluga. Kas Balkanile või Balkanisse? Balkani maadesse, okei, aga Balkan ise... Kas Balkan on muidu koht, kuhu minnakse sisse või peale? Peale, Balkanile. Olgu, mõnda filoloogi meil ei ole saalis vist või? Okei, see lugu on pärit Bulgaariast, on seal päris populaarne tantsuviis, Ratšenitsa. Ratšenitsa on umbes nagu meil võiks olla polka või valss või labajalg, ehk siis neid on väga palju erinevaid. Ja selle konkreetse melood ja selle loo õppisin mina ühelt Sloveenia, ei olegi Bulgaaria, küll ühest Sloveenia muusikult. Ja head kuulamist!
järgmise lugu. Tulge lauljad juba ette, kes hakkavad laulma. Sina tuledki. Ma tegelikult leppisin enne helimeeskonnaga kokku, et ma räägin ainult ühte mikrofoni, et siis neil on selge. Aga anna andeks, Roman. Järgmiseks me teeme teile 2 lugu. Eesti lugu. Üks on Rukkilõikuse polka, mille õpetas meile Kaisa. Kaisa on seal. Ja teine on üks laul, kus käisid väike Annake, mis on Eesti laul, aga teinud omakorda nagu väikese sellise maailmareisi läbi. Nimelt on see lugu korjatud üles Eestis elanud, eestlastelt, kes elasid Siberis möödunud sajandil. Ja siis me paneme need 2 lugu kokku. Ja siis koos selle nimi on Anna käis rukkist lõikamas. Anna käis rukkist lõikamas ja teine variant oli Rukkis Annake. Annake rukkis. Annake rukkis. Siis referentsiga Lilleke rohus laulul. kus käisid väike Annake, valerillalla, valerallalla, valerilla, rossarallalla. Ma käisin metsas kõndimas, valerillalla, valerallalla, valerilla, rossarallalla. ja lille õisin oppimas, valerillalla, valerallalla, valerilla, rossarallalla. Kes on sinu juukseid saasinud, valerillalla, valerallalla, valerilla, rossarallalla. tuul on minu juukseid saasinud, valerillalla, valerallalla, valerilla, rossarallalla. Kes on sinu huuli hammustanud, sinu huuli hammustanud, valerillalla, valerallalla, valerilla, rossarallalla. sääsk on minu huuli hammustanud, valerillalla, valerallalla, valerilla, rossarallalla. Miks oled sa nii ehmatan, valerillalla, valerallalla, valerilla, rossarallalla. mind jäänes põõsast ehmatas, valerillalla, valerallalla, valerilla, rossarallalla.
metsa sees on maajake, seal metsa sees on maajake, valerillalla, valerallalla, valerilla rossarallalla ja maja sees on toake ja maja sees on toake, valerillalla, valerallalla, valerilla rossarallalla ja toa sees on sängike ja toa sees on sängike, valerillalla, valerallalla, valerilla rossarallalla ja sängi sees on annake ja sängi sees on annake, valerillalla, valerallalla, valerilla rossarallalla ja anna kõrval armuke ja anna kõrval armuke, valerillalla, valerallalla, valerilla rossarallalla. Järgmine lugu, mida kuulete, on vana-vene keeles ja see tuleb Komerovo piirkonnast ja see on siis selline pulmalaul ja tõlkes tähendab umbes midagi sellist, et kaevus pikalt seisnud vesi purskab seal välja ja sealt välja ja see sümboliseerib looduse ärkamist. Ja noormees Anton räägib oma hobusega või oma hobusele või hobusega, et kuidas ta läheb ja võtab Natalja omale naiseks. Конити мой, так ночика мой, боруной. Да, товарищ мой, дорогой. Поедем со мною. По молодую сковородную Наталью. Наталью. А лека, Натальюшка, на пиво. На пиво.
järgmise loo tõin laagrisse mina. See on pärit Rootsist ja nimi on Flodens död, mis tõlkes tähendab Madame Flodi surm. Seda on mänginud August Poolin Uppsala piirkonnast ja lugu ise olevat seotud sellise raamatuga, August Strindbergi raamatuga Hemsöborna, kus on siis selline tegelane nagu Madame Flod.
selle loo tõi meieni Maša. Ma natuke jagan ka täpsemalt, et kuidas see õppimise protsess meil siis käib. Meil on olnud nii, et erinevad muusikud toovad endaga kaasa ühe loo või laulu ja laulavad selle meile kõigile ette või mängivad. Ja siis me kõik hakkame niimoodi pusima, koos järgi õppima, nii et need puldid siin ees ei ole täis noote ja tohutuid partituure, vaid on mõned väiksed märkmekesed, sest et põhimõtteliselt see kõik, mis te siin kuulete, võrdub meie muusikute ajumaht. Ehk siis nad on suutnud selle nüüd siis 4 päeva jooksul õppida pähe kõik meloodiad, harmooniad ja siis natukene on kirjutanud paar detaili seoses mõne vormi osaga. Aga jaa, et me õpime kuulmise järgi, seega otseselt noodi lugemisoskus polegi nii tähtis, kuigi üldiselt kipub ta meil kõigil siin päris hea olema. Järgmise looga me liigume sellisele maale, nagu on Austria. Ja Miia on toonud meile sealt ühe loo. Miia, mis selle loo nimi oli ka? Selle loo nimi on Russbacher tants. Ehk siis viimane sõna on vihje teile.
järgmise looga me liigume sellisesse kanti nagu Galiitsia, mis on seal Hispaania kandis. Ja lugu räägib sellest, et ma ei tea, miks, ma ei tea, kus ega tea, millal, kuidas, aga ma jään sind siia ootama. Ja sina palun ütle, kuidas, millal, kus, et ma ootaksin sind siin. No soy como, no sé onde, no sé cando, pero entre busco e lusco estaré aquí acardando. Dime por qué, dime cómo, dime dónde, dime cando. Sabes que entre busco e lusco seguiré aquí esperando. Atravesando caminos,
aitäh! Meie väike kontserdike hakkabki juba lõpupoole veerema. See aeg on küll kuidagi täiesti märkamatult läinud minu jaoks vähemalt. Mul ükskord oli selline kontsert ka, et ma läksin lavale ja siis järgmine hetk, mida ma mäletasin, oli see, et ma tulin lava pealt maha. Täna on nagu peaaegu sama. Aeg liigub teistmoodi siin laval, kes on käinud, see need teavad. Aitäh teile veel kord, aitäh teile, sõbrad. Me mängime ühe loo, mille õpetas meile Sofi ja ta tõi selle meile, see lugu on Aserbaidžaani päritolu. Sa võid rääkida seda, muidugi. Ühesõnaga, okei. Proovime siit. Kas see on? Nii. Mina õpetasin siis sellise loo nimega Kislar Mahnisi ja nagu öeldi, on see Aserbaidžaanist. Ma olen natuke ise Aserbaidžaaniga seotud ja sellepärast mõtlesin, et see oleks ekstra lahe tuua Aserbaidžaani lugu. Ja selle loo nimi otsetõlkes tähendab Song of Secrets või siis saladuste laul ja sellepärast ei ole mul selle kohta rohkem infot. Maailma otsas, orkester! No tõsi ta on, meil tegelikult on teile midagi veel. Aitäh, et lavale tagasi kutsusite. Aga enne seda tutvustan meie lava peal olevaid muusikuid. Viiulitel Elisabeth, Miia, Liisa, Mimi, Sofia ja Heidi.
klarnetil Luisa, flöödil Maria. Akordion Tristen Jaan Kontsun. Mandoliinil Kaisa Jalak. Kitarridel Raimond Õunap ja Grete Lagemaa. Meloodika ja laul Meeri. Basskitarril Jüri. Ja trummidel Emma. Ja meie kibe näpuline noormees Martin. Ja meie suurepärane juhendaja, minu parem ja sõber ja vasak käsi sõber Arno Tamm. Ja mina olen loomulikult Maarja Soomre. Ja ma tahan teile tutvustada ka ühte väga tähtsat inimest, kelle tõttu, kui teda poleks, siis meid siin ka väga hästi ei oleks ja meile tohutult abiks olnud Ulla Krigul. Lisaks meid helindasid täna Roman ja tema minionid. Ja me oleme väga tänulikud ka Indrekule, kes meid siin valgustas. Ja lisaks veel Rene ja Siim, kes meid videokaamerate abil jälgivad ja vaatavad, et midagi valesti ei teeks. Igatahes neile ka suur aplaus. Ja üldse täname nii teid, kui täname ka Muba Maja, et me siin oleme olla saanud. Nüüd aga tuleb üks eriline lugu, või mis, Arno? Ja meil oli veel üks külalisõpetaja siin laagris ja juhtub niimoodi, et temal on täna sünnipäev ja kui ma ei eksi, siis ta peaks saalis ka olema. On nii? Tanel, oled kuskil? Tanel! Palju aastaid! Me sulle sünnipäevalaulu ei laula, aga me laulame sulle selle laulu, mida sina meile õpetasid. See laul on pärit Uus-Meremaalt ja ma sellest rohkem ei räägigi, sellepärast, et Sofi tõlkis need maorikeelsed sõnad ära, nii et oodake loo lõpuni, siis saate teada, millest see laul räägib.
Aitüma! Me ei saa tänasel päeval mitte kuidagi teistmoodi, kui et me peame tegema ühe Ukraina laulu ka. Seda me ka teeme ja ma olen aru saanud, et see on selline laul, kui keegi üldse Ukraina laule teab, siis see on see laul, mida teatakse, nii et kui on see teile tuttav, siis laulge kaasa ja kui see ei ole tuttav, siis siin on nii palju salme, et see jääb teile meelde nagu nii. Aitäh teile veel kord tulemast, aitäh teile sõbrad inspiratsiooni eest ja näeme varsti jälle.